milleks läätsesid kasutatakse? Läätsesid kasutatakse selleks, et koondada või siis vastupidi hajutada valgust. Ja on reegel, et kumerläätsed ehk siis need, mis on keskelt paksemad ja servadelt õhemad, nemad koondavad valgust, aga nõgusläätsed, need, mis olid servadelt paksemad ja keskelt õhemad, aga hoopis hajutavad valgust. Ja sellepärast kasutatakse siis mõistete kumerlääts ja nõguslääts asemel ka mõisteid koondav ja hajutav lääts. Nii et kumerläätsed on koondavad läätsed ja nõgusläätsed on hajutavad läätsed. Mõiste fookus ei ole meile võõras. Me kasutasime mõistet fookust ka peeglite juures. Nõguspeeglil tähendas siis fookus kohta, kus peeglilt peegeldunud paralleelsed kiired lõikusid ja kumerpeeglil tähendas fookus kohta, kus siis ei lõikunud mitte peegeldunud paralleelsed kiired ise, vaid nende peegeldunud kiirte pikendused ehk siis need peegeldunud kiired sai justkui alguse kumerpeegli fookusest. Ja ka läätsede puhul saame me siis rääkida fookusest. Tõsi, kui peeglitel oli üks fookus, mis asus siis vastavalt kas läätse peegli ees või peegli taga, siis läätsedel on kaks fookust, üks kummalgi pool läätse. Ja seda sirget, mis siis ühendab omavahel kahte fookust, seda nimetatakse läätse peateljeks. Nii et kui koondavale läätsele langeb paralleelne valgusvihk, siis kõik paralleelsed kiired koonduvad fookusesse. Ja kui me nüüd muudaksime ära kiirte levimise suuna, siis täpselt sama kaugel läätsest, kui on märgitud see fookus siin, asub fookus ka teisel pool läätse. Nii et koondavad läätsed on sellepärast koondavad, et neist läbinud paralleelne valgusvihk muutub koonduvaks. Koondavat läätse kujutatakse siis joonisel sellise sirgega, mille mõlemad otsad lõppevad nooltega, mille teravikud on suunatud väljapoole. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et koondav lääts on kumerlääts, mis on keskelt paksem ja servadelt õhem, siis need noole teravikud näitavad meile, millises suunas toimub läätse õhenemine, ehk siis läätse õhenemine toimub, nagu need nooled näitavad, servade suunas. Läätsel on siis peatelg ja sellel peateljel kummalgi pool läätse täpselt samal kaugusel asuvad siis fookused.
kui koondav lääts koondas valgust, siis hajutav lääts, nagu nimigi ütleb, hajutab valgust, mis siis tähendab seda, et kui läätsele langeb paralleelne valgusvihk siis peale nõgusa ehk hajutava läätse läbimist, muutub see vihk hajuvaks ehk siis kiired mitte ei lähene teineteisele, vaid eemalduvad. Ja peab ütlema, et see eemaldumine teineteisest ei toimu siis mitte suvaliselt, vaid selle eemaldumise sihi määrab ära siis läätse fookus. Ehk siis kui koonduvas läätses kiired lõikusid fookuses, siis hajutavas läätses toimub hajumine selliselt, nagu need hajuvad kiired saaksid alguse fookusest. Me võime öelda ka teisiti, et nende hajuvate kiirte pikendused lõikuvad fookuses. Ja kui koondavat läätse tähistasid nooled teravikuga väljapoole, siis hajutavat läätse, mis on ju nõgus lääts, mis on keskelt õhem ja servadelt paksem, tähistab siis selline sirglõik, mis lõpeb nooltega, mille teravikud on suunatud sissepoole. Ja taaskord näitavad siis need nooled suunda, kuhu toimub õhenemine. Hajutav lääts ehk nõgus lääts õheneb keskelt. Järelikult need nooled peavad olema suunatud siis läätse keskpunkti poole. Ka hajutaval läätsel on siis peatelg, mis siis poolitab läätse ja sellel peateljel võrdsetel kaugustel asuvad siis kaks fookust. Ehk siis üks kummalgi pool läätse. Fookusega, täpsemalt fookuse kaugusega läätsest on seotud kaks mõistet. Ja need on fookuskaugus ja optiline tugevus. Nagu nimigi ütleb, fookuskaugust mõõdetakse siis fookuse ja läätse vahel. Ehk siis mida kaugemal asub fookus läätsest, seda suurem on läätse fookuskaugus. Ja nii nagu kõiki kaugusi tuleks ka läätse fookuskaugust mõõta meetrites. Aga optiline tugevus on fookuskauguse pöördväärtus. See tähendab, kui me teame, milline on fookuskaugus meetrites, siis peame numbrit 1 jagama selle fookuskaugusega ja saadud tulemuse on siis optiline tugevus. Optilise tugevuse ühikuks on dioptria. Ja kuna läätsesid on siis kahesuguseid, koondavad ja hajutavad, siis on kokku lepitud selleks, et neil omavahel vahet teha, et koondavaid läätsesid, ehk siis need on, mis kumerläätsed on, neid nimetatakse positiivseteks ja nõgusläätsesid negatiivseteks. Ja prillikandjad kindlasti teavad, et kui minna endale uusi prille ostma, siis silmaarst kirjutab teile välja retsepti ja seal retsepti peal on siis öeldud, et kas
prillipood peab teile müüma plussprillid või miinusprillid. Eks ole, ja see plussprillid ja miinusprillid tulevadki siis sellest, et ühtedel prillidel on optiline tugevus positiivne. Ehk siis tegemist on järelikult koondavaid läätsi sisaldavate prillidega ja teistel juhtudel on siis prilliklaasid negatiivse optilise tugevusega, mis siis tähendab omakorda seda, et nende prillide läätsed peavad olema hajutavad ehk siis nõkusläätsed.